Me kõik teame, kuidas vägede alistumine peaks käima, isegi kaasaegses sõjas. Sõdurid jäävad ümber piiratud ja lehvitavad valget lippu. Teise poole väed võtavad alistuvad sõdurid vangi. Pole tähtis, kuidas see täpselt toimub, inimesed on alati kaasatud. Siiani saatis Ukraina lahingusse midagi nii hirmuäratavat, et see sundis Vene sõdureid koheselt alla andma. See on maailma esimene juhtum ja kõige veidram vägede alistumine kaasaegses ajaloos, kus Putini väed lasid end vangi võtta mitte inimestel, vaid millelgi selgelt mitte inimlikul. 13. aprillil avaldas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et Ukraina on teinud midagi, mida ta pole kunagi varem teinud. Esimest korda ajaloos on Ukraina kasutanud maismaaroboteid ja mehitamata õhusõidukeid ehk droone, et vallutada Vene positsioon ja võtta seal olnud sõdurid vangi, ilma et ükski Ukraina jalaväelane oleks selles osalenud. See on Ukraina jaoks tohutu saavutus. Kuna umbes 2 miljonit ukrainlast on praegu mobilisatsiooni vältimise eest tagaotsitavad, leiab Ukraina uusi lahendusi suurtele probleemidele, mida on tekkinud alates sellest, kui Putin tungis riiki. Inimesed ei taha võidelda, see on arusaadav. Ukraina ehitab robotid, mis võitlevad nende eest. Esimest korda selle sõja ajaloos vallutati vaenlase positsioon täielikult mehitamata platvormide, maismaasüsteemide ja droonide abil. Okupandid andsid alla ning operatsioon viidi läbi ilma jalaväeta ja ilma kaotusteta meie poolel, teatas Ukraina president uhkusega Ukraina presidendi kantselei veebilehel avaldatud postituses. See puudutab Ukraina tehnoloogiat arendamist, mille eesmärk on päästa sõdurite elusid ning see on sõja tulevik, kus Putin loodab Venemaa ülekaalukale inimjõule, et püüda Ukraina kaitsevõimet nõrgestada. See strateegia enam ei toimi. Ukraina võtab territooriumi tagasi ja sunnib vastaseid alla andma, võttes inimjõu võrrandist välja. Astume korraks Vene sõduri kulunud saabastesse. Esiteks, ole õnnelik, et sul üldse need saapad on. Paljud su kaasvõitlejad on pidanud juba 2022. aasta detsembrist alates ise endale varustust ostma, sest Venemaa laovarud isegi kõige elementaarsemate asjade osas on olnud peaaegu otsas juba sellest ajast, kui Putin alustas oma täiemahulist sissetungi. Ometi oled sa Ukrainas ja kuidagi on sul koos väikese Vene sõdurite üksusega õnnestunud rajada kaitsepositsioon. Sa ootad, et tagalast saabuks rohkem sõdureid ja varustust, et oma positsiooni tugevdada, kuigi sul pole aimugi, kas nad üldse tulevad. Starlink ei tööta ja Telegram on blokeeritud, nii et sa ei saa oma ülemustelt üldse mingit infot. Nii et sa tõmbud varju ja loodad, et Ukraina sind ei leia. Need lootused purunevad, kui kuuled enda kohal drooni suminat, mis on ilmselgelt sinu asukoha avastanud. Haarad oma automaadi. Varsti pead kaitsma seda väikest tükki territooriumi, mille aitasid Ukrainalt varastada, nende sõdurite eest, kes tulevad seda tagasi võtma. Ainult, et seda ei juhtu. Õhudroonide sumin muutub valjemaks. Kamikaze droonid hakkavad sinu peidukohta ründama. Piilud välja, oodates, et näed silmapiirile lähenevaid sõdureid. Aga see pole see, mida sa näed. Kauguses, kuid järjest lähemale jõudes, on ratastel ja roomikutel metallist koletised. Need liiguvad sinu positsiooni poole ja sa ei pea isegi ühtegi lasku tegema, et teada, et käsitulirelvade tuli ei peata neid eriti. Mitte, et sa saaksid tulistada, sest niipea kui pea välja pistad, lendab sinu poole FPV-droon. Siis jääb kõik seisma. Vaatad uuesti. Terve üksus roboteid, mõned taevas ja teised maapinnal seisavad su ees. Mis valik sul on? Sa võid masinate käe läbi surra või valge lipu heisata ja lasta neil end kinni võtta. Sa oled targem kui enamik. Valge lipp tõuseb üles. Ja just nii kaotad sina ja su kaaslased territooriumi, mille olete hõivanud ning lubate Ukraina saavutada midagi sellist, mis on maailmas esmakordne ja viitab täiesti uuele strateegiale, mida Ukraina näib nüüd kavatsevad kogu lahinguväljal rakendada. Aga oota korraks, võid sa mõelda, kas sa pole varem millestki sellisest kuulnud? Just sellel samal kanalil oled sa võib-olla vaadanud videoid, kus me rääkisime sulle, kuidas Ukraina kasutas roboteid, et sundida Vene sõdureid varem alla andma. See on tõepoolest nii. Zelenski poolt kirjeldatud juhtum on Ukraina suure töö tulemus, kus riik on varem suutnud üksikjuhtudel Vene sõdureid kinni võtta maapealsete robotite ja droonide abil. Näiteks jaanuaris tuli uudis, et Ukraina suutis kasutada tehisintellektiga varustatud maapealset robotit TW7,62, et võtta 3 Vene sõdurit sõjavangi. Selle väite esitasid robotitootjad DevDroid ning sellega kaasnes video, kus Putini käsilased alistuvad maapealsele robotile. Ka Forbes on teatanud Vene sõdurite alistumisest Ukraina robotarmeele. 11. märtsil ilmus video, kus sõdurid lehvitavad metafoorset valget lippu droonile, millel oli küljes valju hääldi, mis andis neile ühemõtteliselt teada, mis nendega juhtub, kui nad alla ei anna. 4 sõdurit kasutasid selles juhtumis võimalust vangi langeda, tõenäoliselt pärast seda, kui nad olid vaid mõni minut varem näinud paljusid oma kaaslasi Ukraina droonide tõttu surma saamas. Juba.
2024 aasta augustis kasutas Ukraina strateegiat, kus droonidele olid paigaldatud valjuhäälid, et sundida Vene sõdurit alla andma. Selles olukorras oli sõdur oma üksuse poolt maha jäetud. Seega oli ta ilmselt rõõmus, et droon, mida ta arvas end tapma tulevat, hakkas hoopis rääkima tema vangi võtmisest. Seega jääb fakt kehtima. Ukraina droonidele ja robotitele on varemgi alla antud. Viimase juhtumi ja varasemate vahe on aga selles, et nüüd muutub olukord Ukraina jaoks tõsiseks. Kõik senised alistumised on olnud üksikud juhtumid ega ole toonud Ukrainale olulisi edusamme oma territooriumil. Aga see viimane juhtum on teistsugune. Ja erinevus seisneb selles, et Ukraina sundis nii Vene sõdureid alistuma, kui kasutas nii oma droone kui ka maismaa roboteid, et tagasi vallutada territoorium, mida need sõdurid olid okupeerinud. Zelenski pole täpselt avalikustanud, kus territooriumi vabastamine aset leidis, kuigi tundub kõige tõenäolisem, et see juhtus kusagil lõunas. Ukraina on jaanuari lõpust alates lõunas vasturünnakuid teinud, mille tulemusena on ta tagasi vallutanud umbes 480 ruutkilomeetrit ehk umbes 185 ruutmiili oma maad. Nüüd saame lisada ka selle maa, mille Ukraina droonid ja maismaa robotid just vabastasid, seda kõike ilma ühegi jalaväelase abita. Zelenski mainis kiiresti mitmeid Ukraina robotisüsteeme, sealhulgas Volaja, Termit, Ardal, Rattel, Protector ja Snake. Ta ei öelnud, millised neist süsteemidest, kui üldse, olid seotud selle maailmas esmakordse saavutusega, mille Ukraina just saavutas, kuid ta tõi välja veel midagi väga huvitavat. Ukraina robotid ei võta tagasi ainult territooriumi. Need masinad päästavad aktiivselt elusid rindel. Zelenski sõnul on Ukraina robotisüsteemid viimase 3 sõjakuu jooksul osalenud 22 000 missioonil. Kõigil juhtudel saadeti need robotid inimeste asemel piirkondadesse, kus inimesed oleksid muidu pidanud end ohtu seadma. Ukraina territooriumi tagasivõtmine robotite abil on vaid üks näide. Pääste- ja logistikaoperatsioone viivad samuti läbi Ukraina maismaa robotid ning selle tulemusena päästetakse elusid. Teisisõnu, elusid päästeti enam kui 22 000 korral, sõduri asemel läks kõige ohtlikumatesse piirkondadesse robot. See puudutab kõrgtehnoloogiaid kõrgeima väärtuse, inimelu kaitsel, kuulutas Zelenski, kui ta teatas Ukraina märkimisväärsest saavutusest. See, mida me nüüd nägema hakkame, on täielik muutus selles, mida tähendab Ukrainas võidelda. Venemaa polnud selleks kõigeks valmis. Kui Putin alustas oma sissetungi, arvas ta, et tööjõust ja tavapärasest tehnikast piisab sõja võitmiseks. Isegi pärast seda, kui tema esialgne sõjaline erioperatsioon ebaõnnestus, arvas Putin, et kurnamissõjale üleminek viib selleni, et Ukraina sõjavägi on praeguseks läbi põlenud ja kadunud. Isegi veel 2025 aasta septembris teatas Sõjauuringute Instituut, et Putin uskus, et Venemaa suudab Ukrainast, tema droonidest ja kogu lääne toetusest, mida riik on saanud, kauem vastu pidada. 700 000 Vene sõduri viibimine Ukrainas pidi olema võiduvõti. On ainult üks probleem. Selleks, et elavjõu abil kurnamissõda võita, pead sa hävitama vastaspoole sõdureid. Venemaa seisab nüüd silmitsi sõjatüübiga, milleks ta polnud kunagi valmis. Nagu Zelenski ise ütleb, on tulevik juba rindel ja Ukraina ehitab seda. See tulevik annab endast märku veelgi rohkematel viisidel kui vaid sõdurite vangistamine ja territooriumi hõivamine droonide ja robotite abil. Masinate tõus on Ukraina lahinguväljal käes ja Ukraina robotite eelis kasvab palju suuremaks, kui Venemaa suudab taluda. Enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg nuppu vajutada. Iga mööduva kuuga teevad robotid ja droonid Ukrainas üha rohkem. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrskõi sõnul täitsid robotikompleksid märtsis 50% rohkem ülesandeid kui veebruaris, mis on selline trend, mida oleme näinud sellest ajast peale, kui Ukraina hakkas koos droonidega kasutama ka maismaa roboteid. Selliste kasvude kõrval kaasnevad Venemaale suured kaotused. Samuti avaldas Sõrskõi aprillis, et Ukraina droonid põhjustasid märtsis 29% rohkem vaenlase kaotusi kui eelmisel kuul. Lisaks täitsid rindel töötavad robotid märtsis Ukrainas kokku umbes 9000 missiooni, mis on märkimisväärne kasv võrreldes vaid mõne kuu taguste näitajatega. Näiteks 2025 aasta novembris täitsid robotid vähem kui kolmandiku missioonidest, toona oli nende arv 2900. Mitte miski sellest ei juhtu juhuslikult. See kõik on väga koordineeritud pingutuse tulemus, mida Ukraina teeb selleks, et muuta robotid tänapäeva sõduriteks. Me näeme seda Ukraina robotarmee kiire kasvus. Euromaidan pressi andmetel kasutas 2025 aasta novembris 67 Ukraina üksust maismaa roboteid logistikaülesannete täitmiseks. Märtsiks oli üksuste arv tõusnud 167. Nii.
Kui otsid põhjust, miks Ukraina robotmissioonide arv nende 2 kuu vahel enam või 3-kordistus, siis siin ongi vastus. Umbes 3 korda rohkem üksusi, kes kasutavad roboteid, tähendab ka umbes 3 korda rohkem missioone, mida need robotid täidavad. Ukraina kaitsetööstus suurendab samuti oma tootmist, et vastata strateegia vajadustele, mis tugineb üha enam droonidele ja mehitamata õhusõidukitele. Zelenski ütleb, et Ukraina mehitamata õhusõidukite tootjad on nüüd võimelised igal aastal tootma miljoneid lendavaid surmamasinaid. 2025. aasta lõpuks oli see arv kasvanud kuni 4 miljonini aastas. Ja kui Ukraina saab oma partneritelt või robotite müügis teistele riikidele rohkem rahastust, võib toodetud kogus veelgi suureneda. Maapealsete robotite osas teatas Interpreter märtsi lõpus, et Ukrainas on 280 ettevõtet, mis kõik on pühendunud selliste robotite ehitamisele, mida Ukraina kasutas oma maailmas esmakordselt toimunud sündmusel. Nende ettevõtete toodetud robotid transpordivad lisaks pääste- ja ründeoperatsioonides osalemisele sadu tonne varustust. Mõned Ukraina sõjaväelased, näiteks Andri Boletski, 3. armee korpuse komander, usuvad, et need robotid vähendavad Ukraina eesliini jalaväe vajadust ainuüksi 2026 aasta lõpuks 30% võrra. Tulevikus võivad kuni 80% neist ülesannetest, mille täitmiseks Ukraina varem sõdureid vajas, täita droonid ja robotid. Midagi on muutumas ka selles, kuidas Ukraina oma roboteid kasutab. Varem on maismaa roboteid kasutatud peaaegu eranditult logistikaülesannete täitmiseks. Need olid ja on siiani metallist masinad, millele Ukraina saab laadida palju rohkem varustust, kui inimesed suudaksid kanda. Valdav enamus 9000 missioonist, mille Ukraina robotid märtsis täitsid, olid seotud logistikaga. Kui aga aprillis hõivatud territoorium ja Vene sõdurite vangistamine meile midagi näitab, siis seda, et Ukraina töötab selle nimel, et muuta oma maismaa robotid sama tõhusaks ründeüksuseks, kui nad on logistilises rollis. Foreign Policy tõi selle valdkonna muutuse esile 13. aprillil. See toob välja, et üks põhjusi, miks maismaa roboteid Ukrainas nii suures mahus ehitatakse ja laialdaselt kasutatakse, on see, et nende ehitamine maksab keskmiselt vähem kui $20,000. Võrdluseks võib Ukraina rindel töötav sõdur teenida umbes $2500 kuus, vahendas Ukraina uus hääl. Vaid 8 kuuga muutub maismaa robotsõdurist kulutõhusamaks. Ja see kõik ei arvesta lisakuludega, mis tekivad rindesõduri väljaõpetamisel ja varustamisel. Need kulud lisavad $1000 aastasele arvele, et hoida seda sõdurit tegevuses. Mis puudutab maismaa roboti, siis see ei vaja toitu, motivatsiooni, riideid ega väljaõpet. Kõik, mida ta vajab, on operaator, kellel on sihtmärk. Kõik muu on kokku pandud $20,000 suurusesse paketti, võib-olla lisandub sellele veel $2, kui robotil on kaasas lõhkeained või külje kinnitatud vintpüss, mida saab kasutada lahingutegevuses. Ukraina robotirohkel strateegial on mõned puudused, mida me hakkame nägema. Venemaa elektrooniline sõjapidamine ehk EW on üks neist. Ukraina robotidel on tarkvara ja seda tarkvara tuleb sageli, tihti iga kuu uuendada, et tõrjuda uut elektroonilist sõjapidamist, mida Venemaa lahinguväljale toob. Kuna Ukraina tegevuse tõttu laienevad tapmistsoonid Ukrainas, tuleb robotid ja droonid pärast üksustesse jõudmist ümber kohandada. See teine probleem on tegelikult hea probleem. Suuremad tapmistsoonid tähendavad, et rohkem Vene sõdureid hukkub enne, kui nad jõuavad Ukraina kaitstavatele eesliini positsioonidele lähedale. Üksused on tõenäoliselt valmis tegema mõned muudatused, kui see tähendab, et Vene väed peavad enne rünnakut läbima rohkem droonidest kubisevat territooriumi. Siiski, hoolimata puudustest on selge, et Ukraina droonide ja robotite ülekaal Venemaa ees kasvab ning me hakkame juba nägema selle mõju. Ukraina lahinguväljal ja ka Venemaa sees külvab Ukraina robotarmee kaost. Alistumiste sundimine ja territooriumi hõivamine on vaid jäämäe tipp. Venemaa sees on Ukraina kasutanud oma kaugmaa droone, et laastada Venemaa naftatööstust. Rida rünnakuid Venemaa Läänemere sadamate vastu märtsis ja aprillis viis selleni, et Venemaa kaotas ligipääsu rajatistele, mis käitlevad kuni 45% tema nafta ekspordist, vastavalt Fortune'i andmetele. Ainuuksi Primorskis, mis on üks 2 kõnealusest Läänemere meresadamast, põhjustasid Ukraina droonirünnakud $200 miljoni väärtuses Venemaa nafta hävimise tulekahjus. Ja see on enne, kui arvestada $100 miljonite väärtuses naftat, mida sellest sadamast või Osluga naftaterminalist Ukraina rünnakute tõttu välja vedada ei saanud. Rekordeid purustatakse ka Ukraina sees lahinguväljal. 22 000 missiooni 3 kuu jooksul ja 9000 missiooni ainult märtsis on mõlemad uued rekordid ning koos juba arutatud juhtumiga on need maailmas esmakordsed. Pikamaa droonide rindel on Ukraina samuti püstitanud läbitud vahemaa rekordi. Zelenski on avalikustanud, et kõige kaugemal, kuhu Ukraina droon on sihtmärgini lennanud, on nüüd 1750 kilomeetrit ehk veidi üle 1080 miili Ukraina piirist.
Neid tuleb veel, hoiatas Zelenskõi. Venemaa peab selle faktiga arvestama, sest ta teab, et Ukraina suudab nüüd anda lööke üha sügavamale Venemaa territooriumile kui kunagi varem. Automatiseerimine on samuti kõikjal Ukraina drooni- ja robotiarmees. Võtame näiteks Horneti drooni. 14. aprillil teatas United24 meedia, et Ukraina Hornetid, mida tavaliselt nimetatakse FPV droonideks või uitlaskemoonaks, on varustatud automatiseeritud sihtimissüsteemidega, mis võimaldavad neil rünnata ja tabada Vene sihtmärke ilma droonioperaatori sekkumiseta. Need uued droonid liituvad paljude teistega, sest Ukraina kasutab nüüd rindel umbes 30% rohkem ründedroone kui Venemaa. See, mida me siin näeme, on märgatav hüpe, mis peaaegu tundub, nagu oleks see juhtunud üleöö. Tegelikult ei ole. Aastaid on Ukraina ehitanud ja täiustanud. See arendab pidevalt uusi droonitüüpe ja selle kaitsetööstus on kasvanud nii tugevaks, et on paljude teiste riikide kadeduse allikaks. 2026 aasta on lihtsalt see aasta, mil kogu see raske töö hakkab vilja kandma ja Venemaa ega Putin ei saa selle vastu midagi teha. Mida näitab meile see, et Ukraina suutis sundida Vene sõdureid kaasaegse sõjaajaloo kõige kummalisemale ja murrangulisemale alistumisele. See sündmus ise on tõeline tipphetk. Võiksime isegi väita, et see on justkui tegevusplaan, kuna Venemaa toetub üha enam infiltreerumistaktikatele, kasutades väikseid jalaväeüksusi, et saada Ukrainas ebakindel kontroll territooriumi üle. Droonide ja maapealsete robotite kombinatsioon, mida Ukraina just kasutas jalaväete vabastusmissioonil, võib saada eeskujuks sarnastele operatsioonidele kogu rindejoonel. Seal, kus Venemaa positsioonid pole kindlad. Ja see kehtib paljude kohtade kohta, kus infiltreerujad liiguvad edasi, on Ukrainal nüüd uus võimalus, mis kõrvaldab riski oma jalaväele ja on osutunud tõhusaks. Venemaa seisab silmitsi droonisõja surmava ohuga. See relv on vinnastatud, laskemoon on laetud. Nüüd on see valmis tulistama otse Putini ja tema kaaslaste pihta. Maapealsed robotid liiguvad lahinguväljal ringi, võtavad sõdureid vangi, evakueerivad Ukraina vägesid ja toimetavad varustust. Droonid hävitavad Venemaad rindel, tapatsoonides, tagalas ja ka Venemaa sees. Ukrainal on rohkem droone, parem tehnoloogia ja jätkuv toetus. Ja mis võib olla kõige tähtsam, tal on põhjus edasi võidelda. Vene sõdurid alistuvad robotitele, sest nad on lõksus sõjas, kus nad olla ei taha. Ukraina uus lähenemine sõdimisele muudab selle niigi põrguliku sõja talumatuks sõduritele, keda Putin sunnib rindele. Praegu saavad Vene sõdurid Donetski piirkonnas valusa kogemuse sellest, kui suureks on Ukraina robotite ülekaal kasvanud. Midagi läheb Venemaa jaoks Donetskis väga valesti. Kaotused on kõigi aegade suurimad, sest miski laastab Putini vägesid just selles piirkonnas, mida Venemaa president kõige enam vallutada ihkab. Sõdurid surevad, edusamme pole ning propaganda taga peitub karm tegelikkus, millest saad kõike teada, kui vaatad meie videot. Kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, et näha rohkem meie analüüse Ukraina sõja viimaste arengute kohta. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!